tere, Silver ja Kristin. Teie olete USA-s, me siin Eestis. Oleme teil ikka silma peal hoidnud. Rõõm, et saite võtta korra aja, et võib-olla vastata mingitele küsimustele. Inimesed tunnevad huvi, kuidas teil läheb, kuidas te kommenteerite. Kus te siis praegu olete täpselt ja mis teete? Hetkel oleme Auroras, see on Chicago külje all ja valmistume vaikselt tegelikult rajale minekuks kohe, kui meil vestlus lõpeb, et esimesele treeningringile Clash at the Canyons turniirile, mis nüüd algab siis nädalavahetusel. See turniir, mis nüüd algab seal, kas see on nüüd osa ka mingist Pro Tourist või Silver Seriesist või see on lihtsalt üks kohalik? Discord Pro Touri Silver Series etapp. Okay. Väga hea. Aga kõigepealt peab vist MM-ist ikkagi rääkima, et teie jõudsite siis üsna niimoodi napilt enne MM-i, eks ole, USA-sse ja kõigepealt võib-olla kaua teil oli üldse aega nagu USA-s valmistuda enne kui MM pihta hakkas? No tegelikult selle põhivõistluseni oli meil aega nädal, et me saabusime esmaspäeval, no siis laupäeval küll oli see paarismäng ja siis teisipäeval hakkas põhiturniir nii-öelda. Ja kui te jõudsite Utah's, siis seal oli nagu, ma saan aru, väga kuum ajavahe, kõik oli valesti, pidite pikali kukkuma rajal. Mis te seal kogesite täpsemalt? See oli päris hirmus ja tegelikult, et kui me jõudsime, oli vist mingisugune 46 või? Kuskil jah, sinna kanti. Üle 40 ühesõnaga oli kogu aeg temperatuur ja ta oli selline teistmoodi, ta oli üsna kuiv kuumus. Et ei olnud nagu, me ei ole harjunud sellise asjaga, aga see kuumus lõi ikka pähe, me olime oma reisimisest nii väsinud, circa 30 tundi võttis meil aega sinna kohale jõudmine nüüd siis Horvaatiast läbi Serbia ja lõpuks siis lendudega, et olime päris pikalt magamata. Ja ilmselt see pani ka veits seal pantsu, et me seal treeningringidel tundsime ennast üsna nõrgalt ja Kristul oli seal pilt tasku minemas esimesel treeningpäeval, et jah, see oli nagu esmakordne selles mõttes, et me jõudsime 16. rajale, siis pidi sellisest väiksest künkast nagu üles minema. See on see, kus Konrad topsi pani sealt ülevalt alla. Ühesõnaga. Ja siis ma olin seal ja ma ütlesin Silverile järsku, et kuule, et mul on nii paha olla, et ma ei tea, mis ma tegema pean. Ja mul olid täiesti täpid, olid nagu silme ees ja ma viskasin pikali sinna ja mul lihtsalt süda puperdas nii kõvasti, et see oli nii hirmus lihtsalt. Ja siis ma kuidagi kooserdasin sealt trepist alla sealt mäest. Olin lihtsalt puu all pikali tükk aega ja siis läks minema, seepärast mul oli nii paha olla, aga see ilmselt oligi nagu kombinatsioon sellest väsimusest ja lihtsalt, et organism ei suutnud hakkama saada selle uue olukorraga. Aga siis sõime, puhkasime ja läksime ikkagi rajal uuesti. Nojah, siis täitsa hullud ikka. Mingi vaktsiini järelmõjus ei saanud olla, ammu tehtud ja olite Horvaatias. Ei. Sellest on juba kaua mööda, sealt ei tulnud midagi. Ja vaktsiini ma sain kuskil 20. mail või, siis ma olin tükk aega, olin sellele ka muidugi rivist väljas, aga see on juba kauge minevik. Kauge minevik, jah. Okei. No, kas ma saan õigesti aru, et MM, ma natuke peab vist eraldi küsima, et Silver, sa ilmselt tunned, et ei tulnud üldse see, mida ootasid. Ja võib-olla siis Silver, äkki sa ütle enne, et mis see osutus nagu selleks raskuseks, mis murdmata siis jäi või? Tead, seal on nii palju asju, mida võib nagu arvestada, mida mitte. Et üks asi oligi, kui me läksime neid treeningringe mängima seal väsinuna, ma ei tea, kui kursis sa oled radadega, aga mulligansi rada ehk siis golfikas 18 rajast 13 on võimalik lost disk saada ehk siis vette visata. Sa saad selle tagasi, sest seal kohalikud tegid väga head tööd, käisid vees ja nii edasi, aga ma ütlen ausalt, mul oli
treeningringidel ma panin seal pool kotti jahedaks, et mul ei olnud väga palju back-up'e kaasas, ma võtsin seal isegi Kristult laenasin ühte driverit, kõik oma põhidriverid viskasin põhimõtteliselt vette, mõned sain kohe tagasi, mõned hiljem. Aga mul oli neid treeningringe mängides nagu selline hirm, ma ei tahtnud isegi neid lähenemisi visata sinna vee äärde. Et ma üritasin kuidagi hästi teipilt mängida ja need rajad absoluutselt mulle isiklikult ei meeldinud mitte kumbki. Esimesel päeval ma arvasin, et metsarada on nagu minu jaoks sobilikum, meeldib mulle. Mida rohkem treeningringe me mängisime, seda rohkem mulle hakkas see rada vastu. Sest seal ei olnud absoluutselt selliseid nagu loogilisi fairwaysid, et sa võisid hea viske teha, sa said fairway keskel mingi puu ja mis põrkas kas OBS-e või kuskile täielikku mordorisse, et mul hakkasid need rajad vastu, see oli üks asi. Ja tegelikult kui võistlus algas avapäeval, ma suutsin ennast kokku võtta, mul oli väga hea pool, ma mängisin Adam Hammase ja Ben Gallaväiga koos ja ma viskasin tee pealt neist tunduvalt paremini. Ja nii kui ma greenile jõudsin, ma ei saanud aru, mis ma seal teen. Et samad asjad, mida te video pealt ilmselt nägite, mis Krisul juhtusid 5 meetri pealt järjest eerpoole paremalt mööda ja konstantselt igal rajal ja mitu korda. Et ma seal vist ühelgi ringil üle 50 oma circle 1% ei saanudki, et alla igasugust arvestust puttimine ja ma arvan, see lõigi siukse ebakindluse sisse, et järgmisel ringil läks see sama jama edasi, et natuke hakkasin tee pealt eksima, võib-olla juba oli mingisugune värin sees, teades, et ma ei puti midagi sisse ja siis rong läks aina allapoole, et peale esimese ringi lõppu ma arvasin, et see oli mu kõige kehvem ring, mis tuli lõppkokkuvõttes tuli välja, et see oli mu parim ring, et 2 alla golfikal, kus 10 alla ei tohiks olla mingi probleem, kui sa lihtsalt ei viska OBS-e, et seal saab väga lihtsalt vältida, seal on väga palju lihtsaid pördiradu, aga ei läinud üldse minu jaoks kuidagi, mitte miski ei läinud paika, et tiivisetega jäin enam-vähem rahule, aga sealt edasi oli üks korralik must auk minu jaoks. Siin vist discgolfi grupis hakkasid Leetmaa ja Lipat päris palju, või oli mitte teda Leetmaa ja Ardo Sepp hakkasid arutama, et kumb siis nagu olulisem oli seal MM-il, kas füüsiline vorm või mentaalne vorm, et kas see oli rohkem siis mingi selline mentaalne rada või? Võiks öelda pigem, et mentaalne rada ise oli üsna lihtne, ma ütleks golfirada kindlasti. Et seal ei olnud mingid ulmedistantse vaja, nagu siin on ka jutuks olnud, et miks väga paljud mängijad olid eesotsas, kes seekord olid, et ei olnud seal mingisugused kahurid, kes viskavad 200 meetrit, vaid olid täiesti tavalised keskmise distantsiga kutid, et seal oli vaja püsida fairway'l ja ära puttida, et seal ei olnud nagu mingid väga palju erilisi, mingid trickshot'e vaja teha või mingid kindlaid jooni, vaid said igal rajal visata oma vabalt valitud viset, et selles suhtes üsna lihtne, et ma arvan, et see mentaalne pool oli sel võistlusel tähtsam. Aga Silver niimoodi huumoriprisma läbi öeldes sa ikkagi leadcard'i said, et FPO leadcard'is olid ja olid pildis siin ka, et... Absoluutselt, see oligi eesmärk tegelikult. Ja ilusad särgid olid teil mõlemal ja neid on palju kommenteeritud vist juba. Aga Kristin siis, sulle siis 5. koht ja ma ilmselt ei eksi, kui sa ikkagi igatsesid sinna esikolmikusse välja murda, aga päris seda ei tulnud ikkagi. No, ma ei saa öelda, et nagu see koht oli nagu eesmärk omaette, et selles mõttes, et loomulikult iga sportlane tahab võita. Aga kui ma lähen võistlema, siis ma tahan võistelda nii, et ma tunnen, et midagi ei jäänud rajale. Tegelikult see ei ole ilmselt võimalik. Alati jääb midagi rajale, sa ei mängi, ei viska igal rajal topsi, eks ole. Aga lihtsalt, et ma tean ju enda mängupilti. Ma tean, milleks ma olen võimeline. Ma tean, et ma vahepeal eksin, aga ma tean, et ma ei eksi nii palju, kui ma sellel võistlusel nüüd eksisin. Ja millised need eksimused olid. Et kuidas nad nagu välja tulid ja kogu nagu see kompott jätab halva maigu. Mitte ilmtingimata see, et ma olin, 5. Ma oleks võinud olla ka 70, kui ma tean, et ma andsin endast kõik, ma puttisin ilusti, ma tegin oma tavapärast mängu, siis ma suudaks seda aktsepteerida. Aga raske on aktsepteerida seda, et ma lihtsalt ei saanud hakkama nagu nii elementaarsete asjadega, mis minu jaoks nagu,
tegelikult võiks une pealt tulla. Et aga noh, tagasi vaadates, eks ma saangi aru, et ma selles mõttes minu enda ootused ilmselt olid nii suured ja ma lihtsalt ei tulnud sellega toime. Ma pean seda aktsepteerima, ma ei taha seda endal tunnistada, aga noh, lihtsalt nii läks. Siin ma siis küsin ühe küsimuse, mis oli muidugi siin nendes Facebooki gruppides ka ja igal pool ja millest oli palju juttu, et see kõrguste vahe ikkagi, kas see ajas siis puti nagu sassi või mis see põhiline oli? Ei, see ikka on ise oma mingi mõttetegevus, liigne mõttetegevus, et tegelikult kui ma viskama lähen, siis mul tegelikult tiiala visked olid väga ilusad, ega ma ei mõelnud millegi peale, ma läksin enesekindlalt viskama, ma teadsin, et ma taban kõik, ma lähen puttima ja kui piisas sellest ühest eksimusest esimesel päeval, 3. korvil, mis kogu turniiri põhimõtteliselt minu jaoks ära hävitas, sellepärast et ma viskasin totaalselt korvist mööda ja siis igal järgneval korvil ma teadsin või alateadvuses teadsin, et see on võimalik, see võib juhtuda. Ja isegi ükskõik mis meetodeid ma seal nagu proovisin kasutada, see oli kuskil nagu kuklas ikkagi see mõte, et nii võib juhtuda. Tegelikult jah, nii juhtuski kogu aeg, aga ma ei suutnud sellest nii-öelda lahti saada. Mis muidugi see kõrguste vahe mõjutas, oli siis ketaste lend pigem nagu driveritega. Kettad olid üle stabiilsemad, et midagi muud ta tegelikult ju ei mõjutanud. Kuule, üle stabiilsem oli see Paige Pierce'i ikkagi lähenemine ka FBO finaalis, et muidugi tema jaoks väga lihtne ja lihtsalt närvide mäng, eks ole. Kas te olite nende mõlema finaali lõpplahenduse juures ka pealtvaatajatena? Jah. Lihtsalt andke seda emotsiooni edasi, mida teie seal nägite, sest mõlemas sai nagu pulli nagu korralikult. No seal naiste lõpplahendus, see tegelikult kuidagi, ma ei tea, mul sisetunne ütles, et seal midagi juhtub. Seda oli nagu näha Paige'i kehakeelest ka ja see värin hakkas juba tegelikult ammu varem pihta, mitte 18. rajal. Et mingid lihtsamad eksimused tulid seal juba rada enne. Ja kuidagi see kehakeel väitis, et sealt ei lähe see asi nii, nagu ta peaks et see asi ei lõppe nii, nagu ta peaks või võiks lõppeda, et 18. raja Katriina siis teine vise oli ilmselt top 2 koha peale Konradi seda sisse lähenemist seal turniiril, et Monster tagur taevasse lõpuni paremale üle ja see, et ta jäi lõpuks 3 sentimeetrit safety joone peale, et see 3 sentimeetrit tõi talle maailmameistri tiitli, et see oli täiesti uskumatu ja Paige on tegelikult midagi sarnast ka varem teinud, et kui oli see National Pro Tour finaal, Disc Golf Pro Touri finaal eelmine aasta lõpp, kui siis lõpuks Hailey King võitis, see oli Paige'il samasugune olukord, tal oli 60 meetrit vaja läheneda, korvi alla tõsta sisse, et tulla meistriks, aga ta viskas selle viska OBS-e puutis mööda ja Hailey King tuli siis championiks, et näitab, et ka 5-kordsel maailmameistril on ikka närvid on täiesti laes ja süda taab nii kiiresti, et ei jõua sellega ise enam mõõtu võtta, et see oli pull, aga ma ei tea, Konradi viskest äkki räägid sina? No tegelikult me muidu ei olekski tagasi läinud, aga põhimõtteliselt, kuna seal lautasustati esiviisikut millegi pärast, siis PDga inimesed seal ütlesid, et tule siis jälgi neid juudiski skoore, et tule kindlasti tagasi, et meil on siin selline tunnustamine 5 paremale. Ja me ise elasime kuskil pool tundi eemal sellest rajast üldse. Ja siis me sõitsime sinna, ajastasime nii, et näeme siis selle 18. raja ka nagu ära. Aga juba vaatasime seal autos, et ega siin suurt midagi vist enam ei juhtu, et üks on vahet, et muidugi sõltub 18. lava drive'idest, aga et mis siin ikka. Jõudsime sinna raja äärde. Ja siis, kui me nägime, et Konrad tegi selle lay-upi ära, siis me põhimõtteliselt juba rääkisime muudel teemadel. Teadsime, et siin ei saa midagi juhtuda, et Paul võidab järelikult. Ja siis Konrad, me olime kuidagi nii halva nurga taga ka, et me nagu ei näinud otseselt Konradit, aga me teadsime, et ta hakkab nüüd viskama. Ja mina olin siis nagu niivõrd lühike ka nende inimeste taga, et ma ei näinud nagu, mis toimus, aga Albert ja Silver siis nagu reaalselt nägid seda viset ka. Ja
kõik hakkasid järsku karjuma, Silver ja Albert vaatavad üksteisele otsa, ma olin täiesti hämmingus, mis juhtus ja siis ütlesid mulle, et see ketas läks sisse ja et põhimõtteliselt nüüd nad on viigis, on ju. See oli ebareaalne, missugune energia seal nagu raja ääres valitses, inimesed läksid hulluks, lihtsalt mingi särgid seljast jooksid seal ringi ja missuguseid emotsioone see discgolfi rahvale nagu pakkus, et see oli täpselt see, mida nagu oli vaja tegelikult, et nagu see rahvas nagu kaasa haarata kogu sellesse möllu. Et see oli niivõrd uskumatu ja mul on tegelikult Jamesi üle väga hea meel, aga nagu proovida Pauli nagu kingadesse astuda, ma ei kujuta ette, sest et Paul tegi täpselt kõik nii, nagu pidi tegema. Ta nägi, et James tegi lay-upi, tal ei olnud mõtet riskida mitte millegagi. Tee ka lay-up, võta oma parri ja sa oled maailmameister. Aga võt, siuke saatusel oli mingi muu vimka ja läks nii. Kas selline nagu see rõkatus oli nii hull, et ma ei tea, kas te olete neid järelproduktsiooni videosi vaadata, aga isegi nagu mingi 10 erinevat versiooni oleme vaadanud. Mikrofonid lendasid õhku, plahvatasid, et seda ei olnud võimalik nagu kuidagi purki pannagi. Et kas nagu sellel hetkel läks nagu enda mingid ebaõnnestumised ka kuidagi meelest ära või? Ja absoluutselt. See emotsioon, see oli nii positiivne, absoluutselt ükskõik, kes selle viske oleks sooritanud, kas hoiatale pöidleid või mitte, et nad mängisid mingi 15 minutit hiljem alles ümber ja mul olid jalakarvad, et ikka veel püsti, see tunne oli lihtsalt, see oli midagi müstilist, et ma ei ole spordis laivis midagi sellist varem näinud, muidugi mingid highlight'e igal spordialal on olnud, aga laivis ei ole midagi sellist kogenud. No see on kindlasti nagu ainulaadne, ma ei tea, kas sellist asja kunagi üldse nagu kordub discgolfi ajaloos ja lihtsalt see, et meie olime selle tunnistajaks, et see fakt, et sul on viimane rada ja sul on vaja visata 60 meetri pealt korvi selleks, et play-off'i minna. No kuidas siuke asi juhtub, ma ei tea tõesti. Okei, ma vaatan natuke nüüd, mis veel diskirahvas ise on tahtnud küsida. Rajast oli juba juttu, nagu Albertilt küsisin, et kas Fort oli tõesti väga raske või Big Sexy puhusid selle mulli suuremaks, kui tegelikult oli. Te juba rääkisite, et oli väga raske. Fort oli väga raske. Seal oli see õnnefaktor oli nii suur ja ka parimad visked ei jõudnud. Seal leadkaardi video pealt oli vist näha, kus 3. rajal Emerson tegi, see ei olnud vist tegelikult finaal. 400 oli vist. 4. rajal ja tegi Forega mingi maailma kõige parem, kõige pikem avaviske, tal ei olnud ikka varianti pöördit mängida ja ta oli kindlasti turniiri, nagu see oli parim vise sellel rajal turniiril, et kui seal võeti nädala või selle 5 päeva jooksul mingisugune mõned pöördid üksikud, siis see juba ütleb nii mõndagi, et selle raja enda kohta. Kuhu Silver ja Kristin kadusid. Teate, kuhu nad kadusid? Ma tegin korraks intervjuu keskel väikese pausi, tahtsin tšekata, et tehniliselt kõik sujub, ütlesin, et sujub ja nüüd tuleb välja, et tegelikult ei sujunud. Aga kuna vestlus asja lõppes, siis on mul meeles, kuidas meie vestlus veel sealt edasi läks ja ma annan lihtsalt oma sõnadega edasi. Ma loodan, et pigem täpselt seda, mida nad vastasid küsimustele ja saame siis seekord niimoodi hakkama ja vaatame teinekord, et linti ikka jätkuks. Aga me rääkisime MM-ist ja selle raames tulid veel mõned teemad esile. Et näiteks tuli jutuks see, et Fort oli nõnda kaootiline rada, et võib-olla üks küsimus, mis Kristinil oli see, et kas sellisel rajal peaks maailmameistrit üldse selgitama, et seal on see juhuslikkuse aste nii suur. Siin oli üks küsimus selle kohta, et kui vaatad laivi, et siis oli näha, kellega Kristin suhtleb, kellega ei suhtle. Ta ütles, et tegelikult seal mingit erilist vahet ei ole, et suhtles kõigiga, et Paige võib-olla tundus vaiksem selle finaaliringi ajal, sellepärast, et ta ilmseltki lihtsalt oligi väga keskendunud ja kogu lugu, et ta hoidiski oma caddy, vist oli Lisa tema nimi, tema poole ja suhtles seal. Ja et see on täitsa tavaline, et Paige muidu
väljaspool võistlust väga avatud, väga suhtleja ja ega ka võistluse ajal ikkagi viskas vahepeal seal nukke ja ütles hea vise ja nad ütlesid seda üksteisele. Nii et saab kõigiga väga hästi konkurentidest läbi. Rääkisid natukene oma argipäevadest võistluste ajal ja ka vahel ja praegu pigem, kui ma seon siia ühe teise küsimuse ka sisse, mis puudutas siis vaatamisväärsusi, siis sellist aega nagu otseselt ei ole, et on pigem olnud treeningringid ja võistlused ja USA kliima ikkagi praeguseni on olnud nende jaoks selline, et pigem kohe, kui võistlus või ring läbi on, et pigem tahad puhata, juua palju vett, AC panna kõige külmema peale ja lihtsalt taastuda ja puhata. Aga et nüüd siin tuurietappide ajal on ka vabamaid hetki, puhkepäevi, on võimalus käia ka natuke ringi, et mingeid plaane nad heietavad. Ja praegu ka lihtsalt paljud teised ameeriklased, kes on tuuril või elavad nendes kohtades, kus nad praegu ööbivad, nad praegu on siis seal Michiganis, aga et on ka paljud kutsunud külla grillima, Tahovi, seal saab puttida, on olnud koduseid õhtusööke, et on olnud igati tore. Ka selles suhtes, et kõik on seal väga hästi neid vastu võtnud. Praegu nad on ise siis rentinud endale majutuskohti, olnud kahekesi, neil on ka plaan siin Albertiga vahepeal võtta koos koht, kui neil on ühised võistlused ja on olnud ka teisi ameeriklasi veel, kes on teinud ettepanekuid, et äkki kuskil võtta mingi Airbnb või midagi koos. Natuke rääkisime ka Gallery'st ja sellest, et kui palju oli pealtvaatajaid, pigem see neile väga meeldis, mingit erilist lisapinget ei toonud, et võib-olla kui Kristin oli feature card'is, et siis mingisuguse väikse värina ikka, aga ei midagi erilist, et see on pigem alati tore, kui on olemas selliselt pealtvaatajaid. Siin oli küsimus, et kas ameeriklased midagi nendelt kui eestlastelt ka õppisid. Noh, kindlasti mitte mänguoskustes ja selles, et treeningringe tehti ikka koos ja imetletakse üksteise oskusi, aga pigem kui midagi õpiti, siis eestikeelseid sõnu ja küsiti ja tunti huvi näiteks mingite sõnade peale, mis kuskil särgi peal olid või midagi sellist. Mis tuleb võib-olla veel meelde on see, et MM-i osas pigem väga paljud kaasvõistlejad ka Ameerikast on seda meelt, et MM peaks toimuma varsti juba Euroopas. Nii et Timo Juursalu, pane valmis. Euroopas tahetakse MM-i ja rajad tuleb valmis panna. Oli küsimus ka selle kohta, et mida nad ootavad tuurietappidelt. Siis tegelikult Kristin vastas kohe, et tegelikult tal on kõige põhilisem see, et käsi hakkaks tööle, et alates Eestist juba Vooremäe etapist on tal olnud siis mingi valu, millega on tulnud tegeleda, et käsi on olnud paistes ja ta annab vahepeal puhkust, siis läheb paremaks ja et see on mingi jant, mis on jäänud, nii et tema põhiline lootus on see, et oleks üldse võimalik visata ja osaleda. Silver muidugi tõi välja, et jah, et need samad asjad, need faktorid, mis kõik kuidagi kokku mängisid, et absoluutselt MM-il ei õnnestunud, et ta saaks nendest üle ja saaks aru, kuidas see kõik asi kokku panna, et tegelikult kui ta vaatas oma tiiviskeid treeningringidel, siis need olid vähemalt sama head kui ka väga nimekatel konkurentidel, kellega koos neid ringe tehti, et pigem läks midagi nihu just seal lähenemistel ja puttimistel, mis võib viia tagasi selleni, et nad olid tõesti väga vähe saanud ette valmistuda, aklimatiseeruda, harjuda kohaliku spordi kultuuriga, kogu selle ajavahega, selle õhustikuga, selle kliimaga, et kõik need asjad hakkasid kuskil mängima. Ja et kui see nüüd hakkab rohkem paika loksuma, et siis peaks ja võiks kindlasti seda tulemust ka tulla. Ja lihtsalt nad on väga tänulikud Eesti discgolfi kogukonnale. Aitäh teile kõigile selle toetuse eest, mis te neile olete andnud ja jätkuvalt andmas.
Kristin ütles, et see on olnud liigutav isegi näha, kui palju kirjutatakse, et isegi ei jõua seda kõike läbi lugeda ja tänada. Aga et see on neile väga oluline. Rääkisime lihtsalt veel lõpus, et mis on esimene asi, mida nad tahavad Eestisse tulles teha, muidugi ruttu koju 2 mõmmi juurde, Isabel ja Tuubas, aga et ilmselt üks esimesi sööke on sushi, mida pidi lennujaama lähedalt leidma ühest heast kohast. Nad on veel mõnda aega võistlustandril, toetame neid, elame neile kaasa ja isiklikult tänasin neid, et nad tõesti võtsid selle aja oma tihedast graafikust, et anda ka Eestile natukene teada, kuidas neil seal minemas on. Tervitasid kõiki väga. Aga okei, järgmiste check-inideni ja hoiame siis Alpsile, Kristinile ja Silverile pöialt.